Brita, kui võib-olla olla nagu lihtsas kliendi rollis ja klient küsibki, et kuidas see õige kinnisvara hind siis välja tehakse, see müügihind. Me räägime täna ennekõike müügihinnast, me ei räägi sellest, mida siis eksperthinnang, kus teeb hindaja, et kuidas maakler tegelikult selle õige hinna selle varale leiab, et mis see protsess on? No kõige olulisem ja kõige esimene samm ongi siis teda võrrelda samas asukohas, samas suuruses, samade planeeringutega 3-5 sarnast objekti, mis on siis lähiajal müüdud ja selle järgi siis leida see keskmine hind. Et oluline on siis jälgida seda, et ka see seisukord oleks võimalikult sarnane, et see annabki selle kõige õigema turuhinna, et kuna meie tegutseme niimoodi, et ikkagi kliendid ehk ostjad määrabki selle turuhinna, et siis see protsess, et võrrelda, mis tehingud on tehtud, see annabki selle kõige õigema ja kõige reaalsema hinna, et mis see hind siis ostjate jaoks atraktiivne oleks. Et see võrdlus on hästi oluline siinkohal. Ehk siis tehingutega ja ka nende objektidega, mis siis turul pakutakse, ma saan aru. Jah, et kuna tegelikult see hindaja töö on natukene viitega ajast maas, et siis tegelikult see, kui sa võrdled ikkagi, et mis on praegu pakkumises, et natuke võiks seda ka vaadata, et see annab jällegi võimaluse siis tingimisruumi ka hiljem ostjale anda, et natuke on ikka õiglane otsa panna, et äkki selle aja peale, kui sina juba maha müüd, siis on ka see hindaja töö järgi jõudnud.